Tere tulemast vaatama Naisluksuri tahavaatepeeglis saadet. Veidame pilgu aastale tagasi, millised autod olid selle aasta kõige suuremad uudised, mida ka kõik autosaade Naisluksuri proovisid kajastas. Räägime nendest väga kiiresti veel üle ja räägime üldse, milliseks kujunes selle aasta Naisluksuri aasta. Ja tere tulemast taas Naisluksuriga ühinema. Ja 2020 ma pean nüüd ütlema täiesti inimlikus vaates, et on olnud vägagi keeruline aasta ja mitte ainult koroonaviiruse pärast, vaid ka palju muu pärast, mis see koroonaviirus endaga kaasa tõi, asju, mille peale isegi võiks tulla, aga tõepoolest see omab kõike ja selle tõsidusest ja selle hullusest ja kõigest sellest tõest eks igaüks oma südames jõuab selleni, et mis on selle puhul õige ja mis on selle puhul vahele, aga tänavu oleme ikkagi Naisluksuri lainel ja räägime sellest aastast. See aasta Naisluksuri jaoks algas võib-olla natukene sellise kaheldavalt ja ma mõtlesin, et kaua üldse seda saadet võiks teha, et võib-olla võiks millalgi ka isegi kriipsu peale tõmmata, sest et oleks aastaid tehtud, kuid siis kuskil juba jaanuari lõpus jõudsin ma arusaamisele, et tegelikult tahaks ikkagi väga edasi teha ja hakkasin ka tegema Naisluksurit ka iganädalaselt ka tasuta muusikaga, mis YouTube'i sellest muusikaraamatukogust leidub ning see tõepoolest tõi sellist uust hingamist sisse ja ma kartsin, milliseks see võib kujuneda, et äkki see ei ole enam nii nagu kihvt nagu mingi kuulsate autoriõigustega, mingite lauludega, siis tegelikult nii ei olnud ja see andis palju uut hingamist juurde, saated muutusid pikemaks ja arutelevamaks ja ei olnud mingi laulu mingi 3-4 minuti limiidis kinni, kuigi mingeid suuri probleeme, mingeid ütleme tõesti ei ole probleeme olnud siis kuulsate mingite autoriõigustega lauludega kunagi põhimõtte absoluutselt, aga siiski leidsin, et niimoodi on kuidagi parem ja et niimoodi on lihtsam ja ütleme pisikene pinge on vähem iga video üleslaadimisel, et kas ikkagi kõik on korras, aga võin öelda, et kõik Naisluksuri proovisõidu videod on kõikjal maailmas nähtavad, kuigi eks Eesti ole nende ainus koht, kus vaadata, kuid nüüd aasta lõppudes, et jälle natukene gaasi juurde vajutada, olen jälle teinud mõned saated jälle kuulsate heade lauludega, et teil ikka kõigil oleks selline hea vibe oleks üleval saadet vaadates, aga uuest aastast jätkame jällegi tavaliste nende tasuta lauludega nii-öelda ja tõesti Naisluksuri on väga hea ja väga kihvt saade, see on juba suur osak olnud minu elus, ma olin 13-aastane, kui ma seda tegema hakkasin ja nüüd olen 20 ja lähme aga edasi, aga nüüd räägime selle aasta autodest, näete, siin on näiteks BMW teise seeria see Gran Coupe, mis on konkurendiks CLA-le, aga aasta esimene auto oli Porsche Taycan, kihvt suur elektri Porsche, mis maksis üle 100 000 euro ja Toyota CHR ka väga uuenenud mudel, Mitsubishi ASX tol ajal, kui uus ASX tuli, ei osanud keegi arvatagi, et see võiks lõppeda, et Mitsubishi ei tulegi enam kunagi Euroopasse uute mudelitega. Mercedes-Benz GLS, isegi mina olen neid päris palju juba tänavatel näinud, mis tähendab, et inimesed tõesti neid ostavad ja tahavad. Škoda Kamiq, Ford Kuga uuenes või tuli täiesti uue mudeliga välja selle aasta alguses ning see on ka väga positiivne üllatus ja Ford ise loodab sealt väga head saaki saada, sest et eelmised Kuga põlvkonnad ei ole kuigi edukad olnud Euroopas ja Audi A4 täiesti optimaalse suurusega auto nagu A4 paber, mille pealt ma neid praegu siin loen, BMW X6, mida siin ka näha oli, see on vist X6, mitte X5 on ju ja siin ütles ekraanil jooksevadki 2020 ja 2021 aasta siis uued sõidukid, et teil põnev oleks vaadata ja selliseid sõidukeid, mida ka Euroopas ei müüda. Volkswagen Golf, mis sai ka uue välimuse endale ja muidugi Golf tundub täiesti tavaline auto ja miks seda üldse nii palju tahetakse osta ja eks selle fenomenist ongi raske aru saada, aga see on niisugune rahva auto ja kunagi sellest saavad kõik head retroautod ja ütleme, minu tassikene autot see pole, aga paljudele kindlasti meeldib ja läheb peale ja ostavad seda parema meelega kui mingit Corollat või Seati. Aga siis Renault Capture, Hyundai i10, väike odav uus auto, Supra erisaade oli meil Naisluksuri, kui oli koroona puhkes ja mõtlesin, et tuleb ikka rahvas kuidagi sellest masendusest välja saada ja see õnnestus väga hästi, sest et me enamus ikkagi oleme kõik ilusti elus ja heas mõttes ja üleüldse andis sellise avapaugu Naisluksuri erisaadetele ja siis
Mercedes-Benz GLB uus linnamaastur, mis näeb ka väga kihvt välja siis sellise keskmise suurusega ja muidugi siis ka siin on vahepeal näha siis ka uut Corvetti, millega siis naisluksuriga käis ka lausa Ameerikas siis kihvtilt siis sõitmas ja hullasime seal, lasime ringteel, mäletate, ja ei tahtnud üldse äragi tulla ja tõesti kihvt oli. Mis mahtuniversaal see on, see meie saadetest pole küll läbi jooksnud, aga noh, see on Chrysler, siis see Voyager ja siis Pacifica, aga Opel Corsa oli, siis oli Peugeot 2008, Bentley Flying Spur, suur uhke, mingi autode kunn on ju, Honda Jazz, mis oli tulnud välja uue mudeliga. Honda Jazz muidugi minule valmistas väikese pettumusest, et see ei näinud välja enam nii nagu kihv või selline esinduslik nagu eelmine põlvkond, vaid sellega oli nagu püütud nagu ammutada mingeid üle-eelmise põlvkonna juuri. Lisaks tehti see veel hübriidautoks ja sellelt küsitakse ka üsnagi palju raha, nii et miinuspunktid. Ja Land Rover Defender. No Land Rover Defender isegi võib-olla mõne inimese jaoks ilusam kui see Mustang siin teie ees praegu. Ja Defender ka tuli ju täiesti uuena ja üle mitme aasta inimesed ei teadnud, võib-olla paljud ei mäletanudki enam, mis asi see Defender on. Ja Defender tõesti väga tore, et ta tuli ja minu meelest üks väga-väga hästi õnnestunud auto. Aga siis veel edasi oli meil siis Audi Q7, Honda E, uus väike pisikene auto ja Honda E, siis sellest ei oska ma, siin on ka Hondad näha, suurt Honda E on uus pisikene retroauto, mis on elektriauto, maksab 35 000 eurot ning mina sellest mõttes ka väga aru ei saa, sest et sellest saab palju muudki ja temaga sõiduulatus on natukene väike, et kõigest siis alla 200 kilomeetri, aga siis Lexus IS-i erisaade sellest, et uus Lexus IS Euroopasse enam ei tulegi, sest maasturi buum tapab kõik ära, alguses mul läksid mahtuniversaalid ja nüüd ka teised, ehk nagu musta huumoriga võiks öelda, kui koroonaviirusega läksid alguses vanurid, et siis nüüd lähevad kui noored, aga see on lihtsalt selline. Aga autode osas ütleme, et see on vähe ei ole nagu nii hull, aga ikkagi palju valus ikkagi mahtuniversaalidele, kui nad enam ikkagi välja ei roni tehasest ja palju ikka väikesemad autod on nüüd linnamaasturite ohvriks langenud, kuid siis Kia Sorento oli ka uue põlvkonna saanud endale, vaatan, kas mõned asjad jäid nüüd vahelt ära, X5M on ju, Honda E, Audi Q7, mis meil on ja siis Subaru XV, mis siis sai endale väikese hübriid versiooni ja ka väikese siis uuenduse upgrade'i, kuid mille ikkagi disain on normaalne, aga oleks võinud jätta ka alles võib-olla selle oranži värvitooni. Aga igatahes seda enam ei ole, selle asemel on siis selline neoonsinine. Ja edasi minnes siis Mersu uus E-klass, Jaguar XJ erisaade sellest, et Jaguar XJ enam siis sisepõlemismootorina ja suure laevana ei naasegi, vaid tuleb tagasi, kui ta üldse tuleb ja seda ka ainult elektriautona, siis nagu ka paljude autodega paraku juhtub. Nii et ja edasi minnes ja nüüd ma leidsin lõpuks selle Land Rover Defenderi ka üles, mis minu meelest näeb tõesti väga hea välja ja selle eest tuleks lausa kõik see raha välja laduda, mida ta enda eest küsib, sest et temaga on tõesti väga palju vaeva nähtud ja nendest inimestest ma küll aru ei saaks, kes teda endale ei taha ja peavad vanad Defenderit ilusamaks. Ei võtta endale uut, vana on hea, sõidan sellega edasi, sellega sõitsid minu vanemad ja sellega sõidavad ka minu ja minu lapsed, et uus Defender näeb tõesti väga kiht välja ja mis meil siis edasi on Talisman, uus siis Renault Talisman, mis uuenes ja on üldse üks väeseid sedaan ja universaalkirjaga siis autosid, mis veel alles on ja mis veel Avensise siis segmenti veel esindab ja veel siis sellised väikesed mingid uued asjad nagu uus Yaris on ju, iX3, uus BMW siis X3 siis elektrivariant ja mille saade tähistas ka ütlesin naisluksuri 6. sünnipäeva ja mille juures ma ütlesin väga tabava lause,
et see oli kõigest Nice Luxury mootori käivitus ja siit edasi läheb veel väga palju ja pikk tee ja on meil väga pikk tee veel ees. Ja siis, mis meil veel olid, Volkswagen ID3 ja siis kõik need uued autod, mida nüüd meil hiljuti tutvustasime, ehk siis erisaade oli Saab 95-st, et natukene jälle ühte väikest erinevus, siis tuua uus i30 on ju, uus siis Ilux ja igasugused sellised tegijad ja üleüldse väga palju siis, ütleme 46 tegijat oli kokku, võib-olla kõik siin ei saanud loetud, aga ütleme, et üldpildi saime selgeks ja vägagi selline tegus aasta oli ja mis tuleb veel meelde, et Toyota ProAce Verso siis ka siis oli üks nendest autodest, mis oli uus ja mille saade kogus ka Nice Luxurist väga palju vaatamisi. Ja uus BMW 5 seeria ka muidugi, mis natukene juba ülgas oma sümboolikat. Ja selline see aasta siis oligi, väga palju uut ja huvitavat ja kindlasti elektriautod, nagu näiteks siis oligi see Honda E ja igasugusi veel see ID3, mis tundus ka päris üpris selline huvitav algatus ja lahendus ja aga mina mõtleks elektriautode puhul, et nad võiksid pigem järgida mingit sellist rahulikumat nagu suunda, et võtta nagu püüda olla nagu välja näha nagu tavaline auto, ütleme enam-vähem nagu ka see, ma eeldan ka, et see on elektriauto võib-olla, see on mingi Lincoln, neid Eestis üldse ei liigu, on ju, et võib-olla midagi sellist, et paljud elektriautod püüavad väga eriskummalised välja näha. Ja nüüd ongi ja uuel aastal hakkab siis Nice Luxury tutvustama jälle uusi igasuguseid sõidukeid, kuidas sa saab miskit lõpetada, kui kogu aeg tuleb uusi siis saateid ja asju siis tuleb peale, siis see ei ole lihtsalt võimalik kahjuks. Nii et uued autod tulevad peale, neid tuleb tutvustada uuel aastal, külastab meid uus siis Nissan siis Qashqai, uus Nissan X-Trail võib-olla tuleb ka ja mis mul veel on meeles on siis kohe aasta alguses tulevad meile esitlusele siis Toyota GR Yaris, mis on siis Yarise sportversioon 3-ukseline ja millel on peaaegu 200 kilovatti väikeses mootoris ära peidetud ning siis ka muidugi väga ilus uus auto, mis on kõik panused pannud ilu peale nagu ja selle nimi on Hyundai Tucson, nii et väga palju huvitavat tuleb ja tõepoolest jääge meiega, väga palju on meil ees, aga nüüd läheb Nice Luxury väikesele puhkusele ja jaanuari alguses oleme taas tagasi ja lööme Nice Luxury mootori jälle siia uuesti käima. Aga oli väga tore ja huvitav aasta Nice Luxury ja ma arvan, et kõigi jaoks, aga nüüd on õnneks autode osas siis kahjuks, et uued autod tulid müügile, tahaks veel tunda neid emotsioone, kui nad tulid võib-olla, aga õnneks peab ütlema ikkagi selles mõttes, et see koroonale tituleeritud aasta on läbi ja loodame, et 2021 on midagi täiesti uut ja võib tõesti öelda, et 2021 on uue kümnendi alguseks ja vägagi palju uued asjade alguseks, kuid Nice Luxuryt muidugi kannab ta ka enda enesega ühes ja veel vägagi paljud aastad kannavad seda. Nägemist!